taas! Mina olen telepoiss Naan ja tänases saates keskendume teemale, mis on uudist ellupuudist. Enne 55. aastal toimunud telerevolutsiooni kustutab Eesti rahvas oma uudishimu ja muid vajadusi kõikvõimalike ajalehtedega. Inimeste asemel irvitavad leheveergudel kõikvõimalikud sead ja lambad. Jah, kommunismi ehitamine on täies hoos. Lugejatele pakutakse entusiasmist pakatavaid reportaaže otse viljapõldudelt. Staarfotograafide asemel kajastatakse staartraktoristide ja talitajate elu 24. Aeg on karm ning hea õnne korral saab ridade vahelt lugeda vaid spordiuudiseid. Punastele följetonidele pakuvad leevendust roosakad raadiouudised. Tähelepanu, palun lõige. Seltsimees Kukk, kas laulupeo rahvale võib varsti kutsed välja saata? No vara ikka veel saata. Kui kaugele tööd praegu jõudnud on? Praegu on käsil laululava sõrestiku montaaž. Ja kui mitmele lauljale siin laval ruumi jätkub? Umbes 15 000 lauljale. Ja tähtaeg seda seekord vist edasi lükata ei anna? Tähtaeg on meil üldlaulupidu. Kuid vili õitseb ja silo lokkab ning seda kõike tuleks inimestele näidata. Töö ETV värskes toimetuse ruumis käib nagu laeva köögis. Värsked teated elust enesest liiguvad käest kätte nagu lõkkest võetud kartulid. Suitsu läheb plokkide kaupa ning toimetuse telefon on punane nagu president Rüütli minevik. Ja siis 11. märtsil 1956. aastal läheb esimest korda eetrisse nädala sündmuste ringvaade. Nüüd hakkab uudiseid tulema igast aiaaugust ning noortel reporteritel on suurest tormamisest vesi põlves. Võtteplatsilt kihutatakse otse montaaži, kus klaassilmpunnis kõik kaadrid ükshaaval üle vaadatakse. Seejärel asub lahingusse monteerija tädi ning toimetaja ise tormab tekst näpus klavliti ehk tsenseerija juurde. Viimase töö on väga vastutusrikas, sest kõik peab ju poliitiliselt korrektne olema. Allkiri alla ja uudistelõik ongi valmis eetrisse minekuks. Esimest korda tulin telekaamerat ette hoopis diktorina. Mõistagi oli Eesti televisioon siis alles lapsekingades ja tookord piisas ainult ühest meesdiktorist. Aasta hiljem hakkasin siin juba laulma. Postimees on päevast päeva teel, aastad juba nõnda kestab see. Kas on taim või suvi päikse aeg, iialgi see töö ei lõpeta. Eo kalloppa, laksub piits ja külla suundub kaarik ja selle sees muhele mees. Postikott käes, eo kalloppa, tütarlastelt pilke võidab postipoiss igal pool kirja kui too. Tore lugu küll, Kalmer, kuid õige pea ei eruta postipoisid enam ühtegi tütarlast. Neidude pilgud on pööratud kaunilt kõnelevate uudiseankrute poole. Ma töötasin ju ka sel ajal raadios, mis seal esinemist oli, istud laua taga ja loed nagu ikka, ainult et vahe oli see, et krimm pandi peale ja lips pidi ees olema. Raadios olid ükskõik, kuidas sa riidus olid ja kuidas sa istusid käsi niimoodi ja lugesid, aga siin pidid olema nii strammis ja sirged, nagu esialgu öeldi, et ära ole lontis ja hoia ikka rind ees ja see oli kõik, mis meile õpetati. Aga enese tunne muidugi dikteeris selle, kuidas see seal kaadris esineb. Aga ma pean ka rõhutama suure tänutundega Ott Raukast, sest ta oli ise ka hea näitleja. Ta oskas ka diktsiooni peale rõhku panna ja kõnetehnikast teadis ta väga palju, aga peamine hääle seade ja ma sain esimese tõelise mõnu tunde pärast seda, kui ma olin nädala otsa tema juures käinud iga päev alguses. Siis tema õppis ka seda, ta oli ju ka laulja hääleseadet õppinud, aga tal oli see asi selge, kuidas seda teha ja siis ta õppisime koos. Kas nädus vahtas sööd? Nüüd veel täpne peale lükk, kui ees on kindel
kaitsevall ja vastas suunda veereb pall ja sinna veereb pall. Esimestes saadetes oli sees vast ainult 4-5 lugu pikkusega 7-8, isegi 9 minutit. No neid nimetatakse praegu olukirjeldusteks ja Aktuaalsesse kaamerasse, need küll üldse sisse ei mahusti. Mis mõttes Aktuaalsesse kaamerasse? Külastades Berliini 57. aastal käisin ka sealses televisioonis ja seal endiste tuttavate kohates sain kaasa ühe rulli nende päevauudiste saadet Aktuaalne kaamera. Tõin selle Tallinna kaasa ja seda näidati televisioonis 57. aasta sügise poole. Tekkis mõte, et tuleb ka meie televisioonis käiku lasta üks uudistesaade ja selle nimi võetigi sellest saksakeelsest televisiooni saatesarjast Aktuelle kaamera, eesti keeles Aktuaalne kaamera. Uudiseid hakkas tulema nii palju, et Kalmeri onule pidi appi tõttama tädi Rutt. Tere õhtust, seltsimehed. Eesti Televisioon alustab oma saateid. Lisaks eestikeelsetele uudistele jõuavad nädalaringvaatena eetrisse ka venekeelsed Aktuaalse kaamera uudised. Saatejuhiks ilus slaavitar Irena Safonova-Krom. Tema sulnis hääl ei unune iia. Кто создал всемирную славу комсомола. Selle kella järgi aetakse täpseks pea kõik kodumaised käo- ja randmekellad. Otse N-liidu südamest Moskvast väljastatav uudisteprogramm Vremja saab kohustuslikuks infosaateks kõikidele liidu vabariikidele. 56. aasta oktoobris alustab ETV soomekeelsete saadetega. Teisele poole lahte näidatakse ilusat elu Nõukogude Eestis. Soome rahvale ajavad kärbseid pähe Aune Lahtenpere, Anneli Säile ning põhjanaabrite lemmikeestlane Alice Talvik. Vaat see oli niimoodi, et me olime siis stuudios kõik diktorid istusid alati stuudios. Üks luges uudiseid. Meie nägime juba ammu, eks ole, et seal üks kärbes niimoodi tiirleb, et vaatame, millega see asi lõpeb, eks ole, ikka käisid paberi peal, siis ta tegi tal paja ümber tiirud ja siis meie vaatame, äkki teeb diktor niimoodi. Ja loeb rahulikult edasi. Meie muidugi, saad aru, laua all naerame, lämbume naerus, aga vaata ütleb selle peale ja diktor ei lugenud hästi. Kogutas ja matsutas, aga miks ta ei oleks pidanud matsutama sellise suure lihatüki peale? Et ühed ja samad uudised kodumaa põldudelt inimesi ära ei tüütaks, siis võttis ETV tagataskust välja uue trumbi. Võõrkeeli vuristavad väliskommentaatorid. Was sind heutzutage die aktuellsten oder meist diskutierten Probleme in der Bundesrepublik Deutschland? يا رفيق محمد، هل ممكن أن أطرح السؤال عن الأهداف الأساسية لتربية الكوادر في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟ ¿Cuáles son sus impresiones sobre la vida de los hombres y las mujeres de la Estonia soviética? Külaline Rootsist ütles, et see laager on kasulik 3 põhjusel. Ja Safirul Jumhuriyat al-Arabiyya Suriyya Said al-Jabar al-Kafri. Antum أول مرة في Estonia. Eestil tuli hakata praktiliselt nullist peale. Tuli näidata oma initsiatiiviles. Ainult selles mõttes oli asi lihtsam, et tol ajal oli juba eestlastel oma kapital olemas. Väsimatu telefaks pritsib uudiseid igast maailma nurgast ning töö uudiste toimetuses lausa keeb. Aktuaalsest kaamerast on saanud kõige usaldusväärsem ja operatiivsem uudistesaade terves koduvabariigis. Ma usun, et me jõuame õigeks ajaks KTV peale, sealt läheb 17.30, eks ole see 50 aastat Nõukogude televisiooni. Nii on siis kõik täna õhtul valmis, et järjekordne uudiste pooltund jõuaks teie kodudesse. Ja tänu vaataja uurimustele võime teile öelda, et sellel saatel on vähemalt 150 kuni 200 000 vaatajat. Mida aga tunnevad need inimesed, kes õhtuste uudiseid loevad, neid vahendavad
ega vist ei olegi mõtet kokku hakata lugema, kui palju tunde sa siin kaamera ees oled veetnud ja uudiseid lugenud? Ega ei ole mõtet, sest seda ei tea vist mitte keegi. 20 aastat sai täis. Lugemist? Jah. Ja peaaegu et üle õhtu? No vanasti oli jah tihedamini, aga nüüd kuna on jõudu juurde tulnud, siis käime harvemini tööl. Noorus tuleb peale. Aga mida mõtleb üks televisiooni veteran enne järjekordset esinemist? Ega siin palju mõelda midagi ei saa teiste asjade peale, vaid tuleb saate peale ainult mõelda. Kui aga midagi juhtub, sellest ei tohi välja teha, vaid ikka ainult oma esitatavat teksti jälgida. Kas see sinu amet, et sa oled uudiste diktor, tähendab seda, et sa oled vähemalt meie vabariigi üks paremini informeeritud inimesi? Oi ei, kullakene ära nüüd seda küll ütle. Ei, informeeritud inimesi on väga palju. Jõudu, et ühtegi apsu ei oleks. Heli režissöör ka, me alustame varem. Nii, käivita. Tere õhtust, lugupeetud vaatajad. Informeeritute hulka kuuluvad ka tänaseks päevaks legendi staatusesse jõudnud naised ja mehed. Juba teist päeva võtavad siin Harju rajoonis turbas üksteiselt mõõtu teehöövlijuhid, teetöölised ja teemeistrid. Ühesõnaga mehed, kellest sõltub meie teede kvaliteet, kes teevad neid teid. No kui te nüüd koju lähete, öelge palun, kas hakkate ikka sama hoolsat tööd edasi tegema või toimub nagu mingi lõdvaks lasmine? No teed tuleb teha edasi samuti ikka, jah. Ja samal ajal, kui höövlimees pooliku eest naabrimehe aiaesist lihvib, käivad AK uudistestuudios kõvad ümberkorraldused. Eesti televisiooni 32. aastapäevaks ja punkt tänase päev on, sai lõplikult välja timmitud 5. stuudio Viimanegi kui kruvi. Valmis AK uus saatepea ja stuudio kujundus. Palun nüüd kaameral, mis mind sihib, natukene vasakule keerata ja annan sõnajärje meie peatoimetuse pearežissöörile Jaan Romotile, mehele, kes kaua tehtud kaunikesega vast kõige rohkem kursis on. Ja alates teisipäevast 21. juulist lähevad siis teieni kõik uudistesaated siit uudistestuudiost juba uues kuues. Ja veel üht nööpi sellest uuest kuuest võime teile täna avansina veel näidata. See on uudistesaadete avakujundus. Lõppemas on veel üks etapp ligi aasta kestnud tööst uudistekompleksi käivitamisel. Lausa lindi lõikamist ja suurte puust võtmete üleandmist vist enam ei toimu, sest esimesed 5 minutit uudiseid läksid siit samast stuudiost teetrisse juba 11. mail kell 18.00. 18. mail järgnesid hilisõhtused Aktuaalse kaamera uudised ja 15. juunil ka Aktuaalse kaamera põhisaade. Eesti Televisiooni uue toimetuse korpuse rajamise käigus õnnestus projekteerijatel ja ehitajatel Kreutzwaldi tänava ja Veelmani tänava majade vahele üpris palju ära paigutada. Sealhulgas seesama 5 stuudio koos kõigega, mis siia juurde kuulub. 2 moodsat videomontaaži, filmimontaažid, kinoseadmed ja veel palju muudki. Lisaks on vaatajad arvatavasti märganud, et viimase paari kuu jooksul on meie uudistesaadete pilt tunduvalt rikkamaks muutunud. Selles on süüdi 4 moodsat kantavat videosalvestusseadet. Ja ehkki see kõik koos siiamaale kannab tagasihoidlikku nimetust 5 stuudio, annab see sisuliselt paraja kompleksi, uudistekompleksi mõõdu välja küll. Arvestades sellega, et ehitada, nuputada ja nikerdada on meil siin kõigil veel palju, eriti palju on õppida, siis kui tulevikus mitte alati just iga näpp õige nupu peale ei juhtu või selle õige nupu tagant mitte kõige õigem pilt või heli ei tule, siis katsuge andeks anda. Sest mitte midagi ei juhtu ainult sellel, kes mitte midagi ei tee. Kuid toimetajatöö käib endiselt paberi ja pliiatsiga ning minuteid arvutatakse nii, et ajud ragisevad. Ja unusta võib siis ära võtta. No, see on minut 30, aga meil on 32.50 on praegu saadet. Võtame siit ära, lahutage ära minut 30, palju jääb.
Tallinna esimese ehitusvalitsuse juhataja Rein Tallermaa, kas on liiga julgelt pakutud öelda, et taolisele ehitusele analoogset vabariigis ei ole? Ma ütleks, et ei olegi, sellepärast, et... Vaadake nüüd tähelepanelikult. Ajad muutuvad, kuid ekraanilt tuttavad telenäod on jäänud samaks. Maksumuselt ületab kõik ühiskondlikud hooned. Aga kas seda ei või võtta see köögiviljavaru vist? Tega ei saa. No see täitekometi instruks on homseks hapu. Nii nagu köögiviligi. Nii, ja spordist ei näpist ega me midagi siit täna. Võrkpall, saavin. Nii. Palju ohab. Pakk on sinu käes. Jah. Kui toimetuste toas on asjad klaariks tehtud, siis läheb saatebrigaad stuudiosse, teadustaja istub laua taha, esinejad. Pultide juurde läheb saate administraator ja režissööri assistent istuvad režiipulti ja algabki uudistesaade. Hea läks. Aga uudistele ei leidu Eestis võrdset. Kõik tähtsamad sündmused tuuakse kuldsel kandikul koju kätte. Täna on 6. september aasta 1991. Päev, mida oleme oodanud. NSV Liidu kõrgeim riigivõimuorgan, Riiginõukogu, tunnustas täna oma esimesel istungil Eesti, Läti ja Leedu iseseisvust. Otsus võeti vastu ühel häälel. Kuid aktuaalsest kaamerast üksi ei piisa, sest hülgehall argipäev tekitab vaatajais palju küsimusi. AK-st kasvavad välja sotsiaal- ja majandusteemasid käsitlevad saated. No see oli juba siis, ütleme, 70. aastate alguses. Peegleprogramm oli 71, Aegluubis algas 72 ja kestis kuni ma ei tea, üle 10 aasta igatahes. Ja kestab tänapäevani. Tere! Uudiseid toitnud nädal on läbi ja aeg teha sellest kokkuvõtte. Alustuseks ütlen kohe, et minu jaoks ei ole Eurovisiooni finaali ukse taha jäämine üldse mingi katastroof. Ma olen täiesti nõus Andrus Kivirähuga, kes kirjutas, et selle kambaga, kes kolmapäeval lõppvõistlusele hääletati, ei julgeks ta isegi koos ühes liftis sõita. Kuid liftis sõidab teisigi kahtlaseid isikuid. Tere! Tänase saate põhiteemad on Ameerika Ühendriikidest Eestisse levinud finantskriisi mõju Eesti ettevõtetele, teated Eesti erakondade üha hämaramaks muutuvast rahastamisest ning järjekordne probleem Kaitseministeeriumi haldusalas. Meeste pead ajab sassi neiu Talse. Tallinna väärtpaberibörsil elavnes täna kauplemine pangaaktsiatega, mille tulemusel tõusis börsi ja börsi vabaturu kogukäive 15 miljoni kroonini. Tallinna väärtpaberibörsi indeks Talse langes täna 0,03 punkti võrra ja peatus 97,71 punkti juures. Tere õhtust, Kapital jätkab nüüd majandusteemadega. Majanduskriisi saabudes asendatakse uudised kuldsest uurist uudistega kultuurist. Tere õhtust! Vaatame üle kultuuriuudised esmaspäeval 19. jaanuaril. Aga kus on meie mehed, kui nad pole Havannas? Siin Moskva. Selles lühikeses reportaažis tahame pisut rääkida lähemalt siis sellest tööst, mis siin Moskvas tehakse ja kuidas me töötame. Kokku on meid siit 3. Raadiokorrespondent Arnold Altmäe, televisioonikorrespondent ja filmioperaator Vladimir Bogatkin, kes praegugi kaamera taga. Tihti küsitakse meilt, kuidas me oma tööd kodustuudios kaugel olles korraldame ja mida selles kõige tähtsamaks peame. Meie peaülesanne on tuua Eesti vaatajateni kõigist üleriigiliselt kaalukaist sündmusist see osa, mis meie vabariigiga seotud. Moskva asendatakse Brüsseliga,
Lenk Mikkoga. Põhja-Atlandi koostöönõukogu kinnitas jätkuvalt, et Balti riikidele julgeolekuretsepti Brüsselis ei ole. Ja Mikko Treufeldiga. Üsna lihtsustatud arusaam Euroopa Liidust. Euroopa Liit on justkui ainult üks suur rahaandja. Samas senine kogemus on näidanud, et eestlased viitsivad üsna vähe ära teha selleks, et seda raha kasutada. On vähe leidlikkust ja samas riigiaparaat peab töötama rohkem koordineeritud. Suure lombi taga toimuvat kajastab raudmees Neeme, kes ei karda Bushi ega püssirohtu. Kus oleme vestelnud paljude inimestega, kes ei näe midagi kummalist või väärat või taunitavat selles, et president oma otsuste langetamisel konsulteerib vähemalt mõtetes Jumalaga ning et usk tema otsustes olulist rolli mängib. Uskuge või mitte, kuid Jumala häid uudiseid saabub ka Tartust. Selleks, et värske uudis lõunaosariikidest õigeks ajaks toimetuse lauale jõuaks, peab reporter olema väle nagu rebane ning autojuht kiirem ka kõige odavamast kiirnuudlist. Raadio mõttes on see kaetus natukene parem. Televisioonil on ikkagi mõned valged laigud siiamaani olemas. Jõgeva, Põlva, Võrumaa, kus peavad siis käima teised korrespondendid oma lugusid tegemas. Et perspektiiv on ikkagi nii, et selles suunas, et oleks kõikides maakondades oma korrespondent olemas. Kui vaja, võib ETV korrespondent sõna jõul seljatada ka punase judo kääbiku. Эстонское телевидение. Вопрос господину Путину. Почему у вас так тяжело сказать «извините за оккупацию»? Потому что если вы сказали бы, мы могли бы очень легко вместе жить. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Он очень кстати. Lugupeetud vaatajad, Eesti Televisioon jätkab oma saateid. Ja järgnevalt ma räägiksin teile meie saadetest täna õhtul. Diktor alustab, diktor lõpetab, diktor räägib ja õpetab. Kuigi iga päev tekst on nuhius, segi ei minna või sõnad suus. Kord on naeratab, kord on tõsine, diktor hõõguva põsine. Tere õhtust ja vaatajad. Eetris on uudisteprogramm Aktuaalne kaamera. Mina tegin täna tööd. Lastele loomadest räägib. Tere õhtust. Ja kui tarvis, kui on vaja. Päevateemad Aktuaalses kaameras. Tere õhtust. Läbi prožektori sära. Tere õhtust. Piiseb luigena ära. Tänased +6, +7 kraadi tekitasid paljudes sügise või kevade tunde. Tantsin kogu aja. Räägime nüüd pikemalt ilmast. Ikka läheb paremaks. Aga kõigepealt tänasest Euroopa ilmast. Ja ongi kõik. Aktuaalne kaamera lõpetab praegu ja kell 23.05 anname veel lühiuudiseid. Niisiis nägemiseni hilisõhtul. Aktuaalne kaamera võib küll lõpetada, aga siin minu ümber tegutsev ETV internetikeskkond edastab uudiseid 24/7. Ja ärge saage valesti aru, see ei ole 24. juuli, vaid see on 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas. Aga nüüd tagasi meie värskelt värvitud uudiste stuudiosse. Keegi ei mäleta, kui tihti on vahetunud seinad uudiste lugeja ümber. Kuid need seinad võivad mängida ootamatut rolli. Ma mäletan seda, et kui meil oli see punane, ehk siis see eelmine kujundus, siis üks televaataja loobus Aktuaalse kaamera vaatamisest, kuna punane värv tõstis tal vererõhku. Et uudiste stuudiosse uut kujundust paigaldada, tuleb ruum kõigepealt tühjaks teha. See tähendab, et saade kolib mujale. Kadri Hindrikus oli esimene lugeja, kes pidi võtma ette teekonna ajutisse stuudiosse. Lõpuks on uus kujundus üleval. Vanal olijal kuulub harjumiseks vähe aega. Oota, tähelepanu. Oled sa valmis? Uustulnukal on vist raskem, kui sind vaatab osavõtmatu objektiiv ja sa ei tea, mida mõtlevad kõik need vaatajad. Eesti Televisioon alustas 10 aastat pärast Ameerikat tabanud televisioonibuumi, kuid aasta varem kui Soomes. Eks seinad vahetuvad ka edaspidi. Peaasi, et neil oleks hea seal vahel töötada, teistel aga hea neid vaadata. Rõnga sees istud. Kuigi uudiste diktorite töö on vastutusrikas ja kurnav, ei tähenda see seda, et ka nemad ei võiks kord aastas kõrvalstuudios puhata ja mängida, tantsida ning laulda sellest, mis on keelel ja mis on meelel. Prügisilmas
Ja ongi tänaseks uudistega kõik. Või on sul midagi lisada? Purgis.